see roboti saamise ajal algas meie koostööst ABB-ga, et meil on regulaarne juhtkonna kohtumised kord kvartalis ja siis kui tekkis see mõte, et luua siia Vidriku nimeline keskus, siis ABB oli sellest väga huvitatud, et nad on panustanud siia ka robotisse osaliselt, nii et oleme sellest tänulikud. Ja minu ajalugu robotikutega niimoodi, et olen vist aastast 1990 õpetanud laborites alguselt lihtsamalt, hiljem keerulisemad. Ja kui ma täna tulin siia, nägin seda ka siin ilusalt esimest korda, siis see õppimise faas oli päris kiire, nii et koostöös sain ühe kiire programmi tehtud paari minutiga, et tõesti see programmeerimise lihtsus on muutunud nagu oluliselt paremaks võrreldes sellega, mis olid nüüd 10 või 20 aastat tagasi. Ja lisaks teen ka väikest reklaami sellele, et kes on nüüd huvilised, et mina robotiseerimise maailma ja tegeleda siis eesnägemisega ja muude pendelahendusega, siis praegu on Tehnopol avanud uue kutse. See on siis, kui teil on nagu huvitav idee, mis te tahate robotiseerida ja teil on huvitav partner ülikooli näol, et siis me võime esitada sinna taotluse, et on siis Tehnopoli kodulehel, on siis AI meede väikest ekspertideks, et suhelge meiega ja praegu on see meede avatud ja ta tõesti ka annab toetust ja päris raha ja päris aega, nii et võimaldab siis minna nagu ideest päris ellu päris kiiresti. Aga järgi koostöös ülikooli. Jah, et jätkan siit koostöö robotiga, et meil on siis ABB CRB 15 000. Et kui ma nüüd hästi mäletan, siis ta oli Eestis vist üks esimesi, mis üldse müüdi välja ja siis otseharidusasutusele. Et siin väike lühi tutvustab video, mis ta endas kujutab. Heli peaks hakkama kusagil seljad taga tööle. Et eesmärk ongi siis panna inimene ja siis tööstusrobot ühise tööala peale suhtlema, koostööd tegema, et tööstusrobot saab teostada mingeid rutiinsemaid ülesandeid, mida inimene väga võib-olla ei viitsi teha või jääb see täpsusest natukene puudu, et siis koostöörobot täidab selle augu ära. Et on erinevad võimalused, et kas ta siis komplekteerib midagi kokku ja teeb seda sellel ajal, kui inimene on ära läinud või koostöös inimesega. Et siin on ka näha, et see annab parema võimekuse siis robotiseerimise alal ettevõtetes ja tootmisprotsessides, et nagu Sergei ennem juba rääkis, et nendel tavalistel tööstusrobotitel on see, et neil on piiritletud ala ja nad on inimestele ohtlikud. Kui me lisame sensorid, siis me saame natukene paremaks seda asja muuta, aga koostöörobotitega on see, et nad juba ennetavad ära inimese oleku selles tööalas, kas siis piiravad oma kiirust, jäävad seisma ja täidavad oma protsessi edasi siis, kui inimene sellest sektsioonist välja läinud ja külg külje kõrval. Et ta on üliturvaline, tal on võimalik siis panna turvatsoonid, ära määratleda inimese turvaalad, et ongi, kus asub inimese ringkere, käed, pea, et kuhu kohta ta ei tohiks tõusta. Väga lihtne on kasutada, et seal on ka olemas kontroller, kuidas teda juhtida, aga pärast ma näitan kiirelt, siin teen demonstratsiooni, kuidas on võimalik hästi kiiresti programmeerida. Annab produktiivsust juurde, meil on operatsioone võimalik väga kiiresti ümber muuta, et tööstus 4.0 kontseptsioonis kogu aeg produkt muutub ja me peame olema valmis ka tootmisüksust natukene muutma kogu. See on ka automaatiga, saab teada, et ta vai kiiremini. Jah, flexibility ehk siis modulaarsus, et ta on hästi kerge, teda on võimalik igale poole põhimõtteliselt kinnitada, et näete siingi on ta täiesti tavalise laua küljes, teda on võimalik selle sama mirri peale tõsta, et ta on liikuv niisugune koostöörobot, et kõik võimalused on olemas. On siis vanem versioon Yumi, IRB, siis Kofa, mis on siin hetkel näha ja Swift, mis on siis high performance, et ta annab töökiirust hästi palju juurde, kui Kofal on see töökiirus natukene alla võetud, et inimest mitte vigastada.
ja siin on ka näha, et millised on siis võimalused tööala jaotada. Kõige esimene pilt, kus on low kirjas, see näitab selle tegelikult funktsionaalsuse, mis on harilik tööstusrobot. Keskmine on siis niisugune poolik, et inimene astub kuhugi sensori alasse, robot lõpetab oma töö ja siis jätkab oma tööd, kui ta on sellest väljas. Ja high on täielik koostöö, kus ongi tööala jaotatud, robot tõstab sulle midagi ette või keerab kinni, mis iganes. Ja parameetrites siis natukene, et tõstejõud on tal siis 5 kilogrammi, ta on teistest sarnastest koostöörobotitest, siis tal on haarde ulatus on 12% suurem ja on ka siin erinevad parameetrid, et töö maksimumkiirus on 2,2 meetrit sekundis, see on ainult siis lubatud, kui inimest selles sektsioonis ei ole, et muidu on see väga ohtlik. Ja näitangi hästi kiiresti, et roboti peal on 2 nuppu, mis on ka sinna ära räägitud, et kuidas see programmeerimine käib. Enne Sergei näitas, hoidis kogu aeg kontrollerit käes, sest mina seda ei pea tegema. Ma vajutan talle nuppu, liigutan ta kuhugi kohta paika, ütlen seisa, õpetan ära, lähemalt näevad kontrollerisse tuli uus positsioon, võtan uuesti, liigutan ta siia. Õpetan ära ja põhimõtteliselt, kui ma võtan kontrolleri pealt start nuppu, siis ta liigutab. Mitte midagi keerulist. Ja loomulikult on uus selline programmeerimisstiil, mis ei ole enam selline programm, sul ei ole vaja teada programmeerimiskoodi, vaid on hästi lihtne plokk skeemina üksteise sisse ja käsklused on visuaalsed, mis annab natukene lihtsama selle programmeerimistunnetuse robotile. Et siin ongi see näha seda oskust, kuidas siis koostöörobot teostab erinevad toiminguid, et ta paneb hetkel küll ainult rattad sinna ette, et tööline inimene saaks need kinni keerata ja tal on teine funktsioon juurde lisatud. Kui see ratas on kinni keeratud, siis tööline annab talle uue käskluse, et kontrolli, kas ta on õigesti kinni, et ma ei oleks mingit viga teinud, et meil on võimalik robot panna iseenda järgi kontrollima asju tegema. Ja mis on veel juurde lisatud, et kui inimene peakski sattuma kogemata valel ajal valesse kohta jääma ja robot tuleb sulle vastu, siis ta automaatselt jääb seisma, sest ta tunnetab ära, saab kontakti, jätab roboti seisma ja siis peab juba inimene ise ütlema, et kas robot jätkab või mitte. Ja siin ongi see programmeerimise stiil, et see on graafiline, plokkides koosnev. Seda ma arvan oskab pea iga 7-aastane laps tänapäeval juba arvutiski teha, et siis ma arvan iga täiskasvanu suudab ka sellega hakkama saada. On võimalik ka simulatsioonikeskkonnas, et ABB-l on oma simulatsioonikeskkond, robotstuudio, kus on siis võimalik simuleerida siis vastava roboti või muu ABB roboti tööd, teha seal programmikoodid valmis, visualiseerida seda, kas see töötab nii, nagu me soovime ja pärast rakendada seda kohe otse päris ellu. Ja loomulikult on, siin on näha seda simulatsiooni poolt. Meil on võimalik kasutada ka ABB-l on välja arendatud oma liitreaalsuse funktsionaalsus, et tõstame siis selle roboti reaalsesse kohta, kontrollime, kas ta saab selle oma tööga sellesse kohas hakkama või mitte. Ja kui ta saab, siis ja me adume, et see positsioon selle roboti tööalaks on meie jaoks optimaalne, siis me saamegi teda seal kohe otseselt rakendada. Ja ka on virtuaalreaalsus, et nii nagu mina tegin siin päriselus, programmikoodi on võimalik ka virtuaalreaalsusest samamoodi teha, võtta sellest otsast kinni, juhtida teda positsioonile, anda käsklus, et õppi see positsioon ära, mine teise positsiooni ja nii edasi. Ja pärast seda samad tulemit uuesti päriselus rakendada. Nii, tänan. Kas teil on küsimusi?